mina olen Eesti mängur ning täna me mängime lõbusat mängu nimega Turmoil. Turmoil on mäng, mis proovib simuleerida 19. sajandi kulla ning naftakaevandust Lääne-USAs. Sel ajal, kui näiteks oli California kullakaevanduse killustamine. Siis alustame uut kampaaniat. See on väga lõbus mäng, päris odav. Mina sain tegelikult selle ainult 2 euro eest, mis on päris tore. Aga kui üldse tahad seda, siis see vist maksab äkki 9 eurot, kui see video on väljas. Nii et näeme. Igatahes alustame uut mängu. Siin on iga tegelane, nendel suurt vahet ei ole. Ma märkan, et kui ma seda natuke mängisin, siis on ainult väike vahe sellest, kuidas nad käituvad. Aga igal ühel on oma väike lugu. Tema oli jurist ja ta ei viitsi enam rohkem jurist olla, sest tema müüs maad ning kinnisvara ja ta enam ka ei viitsi seda teha. Tahab uut asja teha. Siis Ricardo, tema oli laeva kapten, kardab ujuda, aga tahab saada rikkaks ikka. Nii et ta tahab raha ning naftat. Ning siis viimane on Joshua, kes väga tahab ka raha, kõik neist tahavad raha. Ta loodab, et raha on lihtne saada ning ta on väga kaua lihmi ümber liigutanud. Aga minule, kui ma ütleksin, kes oleks kõige loogilisem valida, siis ma ütleksin, et see oleks Daisy. Loomulikult ilmselt ei tea sellest asjast palju, aga noh, kui ta on juba maaga tegelenud ja kinnisvaraga, siis ma arvan, et ta midagi ikka teab. Alustame. Näed, linnapea ka juba tervitab ning palub vaadata, kuidas see mäng käib. Vaatame siis üle. Mis ta siin ütleb? Ta palub kuulata mind. Okei, võtame Tauseri, ehk siis see vend, kes on oma pulgaga, peab tunnetama oma maad, peab tunnetama seda maad, ning siis kui ta tunnetab midagi, ütleb, kus see on, me paneme masina maha, ning siis saame sealt hakata vaikselt naftat võtma. Leidis üles väga hästi. Päris palju maksab, aga teeme ära. Kuulame praegu juhisse nii kaua. Vaatame, kuhu see viib. Kas jõuame kuhugi? Jõudsime küll. Väga hästi. Paneme siis juba vaguni maha, kohe kui see vend siit tuleb. Väga hästi. Siit ta korjab selle nafta ära ning viib selle firmasse müümiseks. See võtab küll kaua aega. Et see ongi põhimõtteliselt mängupoint. Muid asju on ka, millest ma kohe varsti hakkan rääkima, aga see on põhimõtteliselt põhimäng. Need vennad otsivad sulle nafta üles, paned asja maha, saab naftat, müüd maha, teenid raha. Aga see läheb siit ka edasi. Ootame, kuni ta müüb nafta ära, siis saame eesmärgi täidetud ning siis me saame jätkata edasi. Väga hästi. Teenisime natukene. Nüüd tuleb üks väga suur osa, mis on vaenlased või täpsemalt konkurendid. Täpselt jälle on siin Blanche, ehk siis see jurist, Joshua, see lihma ümberpaigutaja ning siis veel lõpuks Ricardo, laeva kapten. Igaüks vist saab oma maatüki. Mina sain siukse hea maatüki otse lähedal. Ning nüüd tuleb hakata vaikselt naftat otsima. 2000 läheb igaühe taskust. Nüüd hakkame tegelema. Minu strateegia on tavaliselt panna 2 nendest vendadest maha, pigem siinpool. Sest kui siinpool mitte midagi ei ole, siis miks on mõtet nii kaugelt võtta? Et kui ta leiab midagi lähedalt, siis on palju lihtsam. Loomulikult siin on üks väga suur risk, et kui sa paned selle pumba pärast maha, et kui kaugele sa selle toru paned, sest tegelikult nad ju vaatavad terve selle ala siin ära praegult. Et näed, sinnamaani välja. Esimene leides. Et kui sa näiteks paned liiga vähe, siis peab pärast juurde panema ning see maksab ekstra raha. Nagu rohkem, kui sa muidu maksaks. Teine pani otse kõrvale. Ma ei tea, kas see on hea või halb. Loodetavasti see on erinev. See vist on erinev, väga hästi. Tegelikult ei taha seda maha panna, aga noh, kas ma pean? Ma ei taha. No igatahes see on see silo, sinna sa paned asju sisse panna.
aga okei, paneme esimese vaguni maha. Aga mäletate, siin räägib ka laenudest. Igatahes, mäletate, kui oli see mingi 200, eks ju? See on 86. Ma proovin seda nii vähe kui võimalik, umbes nagu niimoodi äkki. Nii vähe kui võimalik. Nüüd me jõudsime naftani. Me saame panna teise vaguni maha. Ja kuna hind tõuseb, siis me paneme ka need mõlemad siia seda naftat võtma. Näed, raha juba tuleb sisse. 100 juba tervelt. Praegu ma arvan, et ei ole vaja rohkem naftat otsida. See on piisavalt raha märtsi lõpuni. Nii et nüüd me lihtsalt peame vaatama hinda, võib-olla panema siia sisse ning võib-olla ostma vagunid juurde. Tundub, et praegu ei pea, aga noh, näeb. Hind on juba väga kõrge. Kas 1.20 tuleb ära? Ei, hakkab alla kokkuma. Okei, läheb alla. Ning raha on siin juba 1000, väga hästi. 2 kuud on veel jäänud. Loodame, et see nafta jääb alles. Muidu on meil kõik raha osas. Juba tagasi. Ja, ma arvan, et 2 on perfektne arv. Vagunid praegu. Kui üldse siis panna 3, aga mul on nii palju raha, et vahet ei ole. Sest, nagu te enne nägite, need ülejäänud 3, keda ma ei valinud, on tegelikult need, kelle vastu ma lähen, kes ka teevad iga kord seda täpselt sama asja. Esimene kord nad tavaliselt lähevad miinusesse, osad korrad teevad plussi, aga ma olen märganud, et ma teen palju paremini esimene kord kui nemad. Okay. Ma lõpetan selle müümise ilmselt 50, kui see läheb alla 50, siis ma ilmselt panen siia sisse tanki. Sest alla 50 on juba põhimõtteliselt mitte mingi raha, nagu 0. Okei, las tema müüb ära ja siis ma panen alla. Jep, läinud. Okei. Nüüd te panete sinna tanki. Väga hästi sealt see tuleb. Nojah, nüüd on vaja oodata, kuni hind tõuseb. Ma arvan, et nüüd hakkab vaikselt varsti juba üles minema. Näed, juba hakkabki. Ma arvan, ma hakkan 65 peale edasi müüma. Tegelikult siukse tempoga, mis see tõuseb 70. Aga see on nii palju seda naftat, äkki ma peaksin isegi nüüd selle üles tõstma. Igaks juhuks isegi ma võtan ühe vaguni juurde. See on ajutine, sest kui neil sellest tangis on nii palju, meil on 20 päeva jäänud see kõik nafta sinna saada. Okei. Pole, 3. Ma lihtsalt ostan, kuna mul on igav. 5 tükki. 5 tükki peaksid kõik see nafta sealt selleks kätte saama. Või vähemalt peamise sellest. Loodetavasti. Hind hakkab jälle kukkuma, aga me oleme juba vagunite raha tagasi teeninud. See on jäänud, oi, kohe hakkab maa minema katki ning näitab, kus kõik ülejäänud allikad olid. Ma arvan, et üks tuleb kuhugi siia. See on minu pakkumine kuhugi siia. Ma jätan siia oma märgi. Ma arvan, et see on see koht. Nüüd on võtavad need viimased tükid ära. Ning nüüd hakkab maa lagunema. Mis ei lagune? Ja nüüd. Kas mul on õigus? Ma tegelikult polin õigesti, kui sinna oleks turu läinud, siis oleks sealt naftat edasi võtnud. Väga hästi. Ma teenisin 3800. See on väga hea tulemus. Näed, kõik ülejäänud jäid miinusesse. Mitte palju võrra. Aga ma teenisin robot raha. Ütleb esimene osa. Täpselt. Trade Metal. Tema annab uusi asju, mida on võimalik osta. Mulle neid üldse ei meeldi. Nii et ma arvan, et ma hakkan torude suurust võtma. Et kui me maksame natuke ekstra raha, siis tuleb see palju kiiremini, see nafta. Nii ma võtan praegu selle. Ning lähme siis tagasi. Üks asi, millest ma ei rääkinud, on need numbrid. Need ütlevad seda, kui palju, täpselt siin ütleb ka, kui palju need naftat nendes oli. Mina ei saanud väga hea jupi. Nii et me peame võtma mingi parema jupi. Mina arvan, et siin on palju naftat. Ossa, karda läheb väga kaugele. No ja, igaüks maksis oma 1000 ära. Kui keegi tahab kellega oma üle võtta, siis ta peab natuke ekstra maksma, aga maatüki endale saab, kui keegi teda üle ei maksa. Lancia võttis ka toru upgrade'i, aga mul on temast 4000 rohkem ja mind ei huvita.
Lähme siis kaevandame. 2000 maha. Okei, väga hästi. Nüüd me paneme need pigem keskele, aga pigem vasakule, sellest, kuna see on see, kus kõik raha on. Tema 0,40, see on tõesti mõtet, siin on 1,40. Eks kui ma lihtsalt saaksin siin... Tegelikult ma teen isegi selle strateegia, kus ma panen vagun juba enne maha. Sest siis ma tean nagu, kui mul raha otsa saab. Sest siuke asi juhtub, kui on raha otsas ning sul ei ole vagunit, mis naftat viib, siis noh, sa pead laenu võtma ning laenud võtavad päris palju juurde. Ning see ei ole hea. Ja meil on vaja loota, et see nafta... Oi, ära ütleme üle läksime. Me vist läksime üle. Oh, ei läinud! Perfektne! Perfektne! Väga hästi. Tema hakkab esimest naftat juba viima. Ma tegelikult isegi võtan paar vagunit juurde. Igaks juhuks. Oi, meil jäi nii vähe puud. Okei, me võtame... Me uuendame selle ära. Ning me lükkame ka seda natuke edasi. Okei, väga hästi. Me saime väikse jupi naftat siit. See nafta tuleb palju kiiremini. Ja nüüd tuli see väga saatuslik hetk, kus kahjuks on siin nafta kallim. Ja müüme siin need viimased jupid ära. Ning hakkame müüma siin. Nii kuna natukene on siin palju naftat tekib, siis me peame natukene juurde võtma. Et väga kiiresti tuleb, võib-olla isegi pean ühe veel juurde võtma. Kuid nüüd see raha hakkab siit tulema. 200-st, kõik need vagunid müüaks ära, lendasime juba 1200, aga nüüd on meil vaja osta paar vagunit juurde, sest võib juhtuda üks väga halb asi, kus tank läheb üle ning see maksab meile naftat ning ka veel raha selle eest, et meil see üle läks, mis ei ole hea. See on väga halb. Ehk siis praegult me oleme teeninud, mitte tegelikult hästi, aga noh, alles on läinud 2 kuud mööda, meil laiendati seda, meil tuleb 6 kuud kokku, nii et sellest me peaksime saama väga palju raha. Aga tundub, et kas nafta hakkab otsa saama või? See lendas ülevad, see juhtus. Näed. See probleem juhtus. Nüüd on paar vagunit juurde. Nüüd enam ei peaks naftaga probleeme tekkima. Kuid nüüd, kui me lõpetame, me kahjuks kaotame sellest natuke raha. Ma ütleksin 200 äkki, sellepärast, sest see kaua ei olnud, aga see on halb ikka. Nüüd hakkavad siin paremaga hinnad kukkuma, aga me oleme teeninud juba väga palju. Nüüd ma arvan, et vaenlased või täpselt konkurendid on teeninud, no ilmselt teenivad juuni lõpuks, ma ütleksin, et paar tuhat, siuke nagu 1000 kuni 3000. Aga näeme. Nüüd. Õnneks on nafta kogused hästi, siin saab kahjuks vist kohe otsa. Et ma panen ühe tauseri siia poole juurde. Tema hakkab mulle ka nüüd naftat otsima, sest sellest ühest ei ole piisav. Ja ma pean ilmselt kohe, see on viimane vagun, mille ma luban minna. Tegelikult ei luba, see hakkab nüüd rohkem teenima. Nüüd hakkab, raha nii palju juurde ei tule, aga vähemalt saame paremasse kohta nafta müüdud. Ma ootan, palun otsi mulle maad. Mul on natukene, mul raha on, aga väga hästi. Okei, paneme jälle üks siuke 250, ma tavaliselt panen 200, aga ma lihtsalt siin on juba nii palju neid madalaid olnud, et ma ilmselt lükkan see natuke sügavamale. Ning kas see läheb pihta, see vist läheb. Napilt, väga napilt. Nii, ma teen selle toru, uuendan ära ning ma ehitan vagunikese juurde. Nüüd on meil 10 vagunit ning 2 head kohta, kus tuleb naftat. No ühes saab varsti otsa, aga meil on 2 kuud. Selleks ajaks on see ilmselt juba nagu peaaegu kohe otsas. Aga sellest ongi see toru uuendus. Enne ma seda teha ei saanud, aga nüüd ma saan, sest mul on toru uuendus. Et see on väga hästi. Nüüd. On vaja oodata, hinnad tõusevad ikka veel, aga varsti ilmselt hakkavad langema, sellepärast, sest nad on nii kaua juba kõrgel olnud. Vaatame, kas parempoolse firmal juba hinnad tõusevad, mis on hea. No tegelikult vahet enam ei ole, sest see ilmselt jääb parema hinnaga kuni juuni lõpuni. Aga ikkagi.
siit saab nafta kiiresti otsa. Ühe taalan jõudis, kas nüüd hakkab langema? Ikka veel tõuseb väga hästi. Aga me oleme juba väga palju teinud. 10 000 tuleb ära. Ma ütleksin, et see on fakt, sest meil on juba 4 täis vagunit, mis lähevad sinna poole. Ning meil ei saa nafta veel tükk aega otsa. Natuke aega varsti saab, aga näed, 10 000 ära. Ning kui me saame selle väikse ekstra veel, selle eest meil läks üle paar korda, nüüd meil peaks olema 10 000 kasumit täis. Aga vaatame, nüüd peaks siin hind kukkuma. Muidu ma pean siis kõik alla lükkama. See läheb varsti üles. Oh no, ma panen... ma ei ole enam mõtet ükski tauser panna. See probleem ongi, kuna kuu aega on lõpuni jäänud. Selleks, kui me jõuame, siis ma juba jään nagu vaevu tasa selles suhtes. Ilmselt isegi mitte seda. Me hakkame siit panema enda ülesse. Kõik lähevad sinna poole. Sest mõlemast kohast on kohe nafta otsast nii kuu aega on jäänud, mis on väga halb. Aga noh, vähemalt me oleme saanud palju raha. Kohe saab ühest neist nafta otsas, on fakt. Jep, ning nafta on siit otsas. Ja nüüd on see alles jäänud ainult siia taha, kus see ilmselt saab ka kohe otsa. Mis on väga halb. Aga võtame vähemalt need viimased piisad ära siit, kuni see otsa saab. Ning siis me saame selle asja lõpetada, sest me oleme väga palju teeninud. 15 000 on väga hea summa. Ning pärast, kui need vagunid siin kõik ära müüvad, ma arvan, et see läheb kindlasti üle 16 000. Võib-olla isegi 17 000, kus siit veel nafta minutiga tuleb. Viimased vagunid veel lähevad. Jep, hind hakkab kukkuma, aga noh. Vahet pole. No nii jooks, võtke viimast. Teie 2 annate mulle selle viimase raha. Võib-olla sina ka, aga nüüd hakkab maa lagunema, nii et ma ei tea. No kus oli see nafta? Ei olnudki kuskil üleval. Siin oli, aga noh. Ma ei näe selle mõtet. No vaevu jõudsid naftat müüa. Okei. See oli rohkem, kui ma arvasin. See ka väga tore ei olnud. Aga 16 000. See on väga hea kasum. Vaatame, palju teised said. 3000, nagu ma ütlesin. No, ma arvasin 2-3 000, aga 4000, 4000, 1000. Samal ajal meil on 16 000. Me oleme rikkad võrreldes nendega. Siin aga osad on ostanud endale neid uuendusi. Näiteks Blanche. Aga Joshua on kõige rikkam, kes pole. Nii ma andest ikka, ma arvan, 5000 raha ees. Ma ei saa aru, kuidas, aga. Sest see maksis mingi 5000. No ja, lähme siis, vaatame. Ma arvan, et ma ostan siis ära need 2. Ehk siis, või tegelikult isegi lähen siia äkki. Ei, ma arvan, et ma võtan pigem need siin. Siis läheb natukene paremini, ma ütleksin. Mul jääb kahjuks 700 puudu, ma saaksin ka mooli osta. Siis mul jääb siis, mul on vaja 3000 vähemalt, et ma üldse saaksin selle ekskursiooni teha. Okei, vaatame. Mina ei saanud kõige parema maa, aga käib ka. Ma ütleksin, et kõige parim maa on siin. Väga hästi, me saime hea maa. Nüüd, me oleme siin edasi. Meil on siin panka tulnud, mis tuli tegelikult juba alguses. Me saame vaadata infot. Info on väga tore. Ning infos me näeme üldse, kui palju me oleme kulutanud. Siin ma märkan, me oleme kõige rohkem kulutanud tegelikult vagunitele. Tegelikult see on mingi 40%. Aga me oleme müünud väga palju ning right-ink on meil väga palju olnud. Graafikutes me näeme, kui palju kasumit me teenisime, kui palju me kulutasime, kui palju me nagu üldse saime raha. Vigastad sellest, et me panime üle ning siis üldse kui palju oli. Ja siin on ka vasaku ja parema selle koha hinnad. Selles suhtes
eks ju, kui me võtame ära ka selle, siis on võimalik isegi näha, kus ma teenisin rohkem raha ning see oli just siis, kui see oli siinkandis. Müüsin kõik oma raha siin ära, asjad siin ära, mis oli loll otsus, aga noh, käib ka. Aga praegult läks see päris hästi. Ma olen paljudest ees siin väga kõvasti ning ma arvan, et ma jätan selle praegult alustuseks siia. Ma loodan, et teile meeldis ning näeme jälle.